Tennise sõbrana tean, et on sellest veel elitaarsemaid spordialasid. Noh, ratsutamine, kindlasti paljud muud alad, mis on nagu sellised, kuidagi öelda, äärmiselt põnevad vaadata. Aga on golf. Ja golfi puhul ütleme nii, et tennisistid võib-olla vaatavad seda ka sellise mõningase nagu kadedusega mõtlikult, et tegelikult on ju väga äge ala. Väga pikalt inimesed harrastavad seda ja harrastatakse ka sellises nii-öelda ütleme sotsiaalses formaadis. Tennis on ka suhteliselt sotsiaalne, üksi on päris raske, eks. Seinaga võib-olla 8 ideed mingi ajaga läheb igavaks, eks. Et sina mängid golfi ja üldiselt on nii, et sellise huvitava faktina, et tavaliselt on ettevõtted on ühe spordiala toetajad, aga sind on nimeliselt välja toodud Viljar Arakas, et kas see on nagu Savisaare raamatu taga, et ta pani sinna nimed, kes teda ei toetanud kiusuks, või on see nagu kiituseks pandud? Ei, see tegelikult on sellepärast, et ma olen aus inimene, maksan maksud ka ära, et ma toetan eraisikuna, et ma ei toeta ettevõtte alt, eks. Aga jaa, mängime golfi, vaata see on üks uskumatu mäng. Ma sattusin sinna Niitväljal olude sunnil 7 aastat tagasi Green Cardi kursustele maikuus, ma arvan, et oli mingi -2, on ju, tuul puhus, vihma kõike ja esitasin endale väga palju eksistentsiaalseid küsimusi, miks ma seal olen. Aga see mäng kuidagi tõmbab minusuguseid, mingid ettevõtjad, mingil põhjusel see ala tõmbab. Tennis tegelikult samamoodi. Tennises on see sama, aga pigem on niimoodi, kõigepealt mängitakse tennist ja siis, kui põlved, puusad, kühnarnukid läbi on, siis jõutakse lõpuks golfini. See tavaliselt see järjekord käib nagu sedapidi, eks. Et ta on selles suhtes huvitav ala, et ta teeb siin hästi alandlikuks. Vaata, me oleme kõik ettevõtjad reeglina. Laialt üdlustades on hästi kõrge sisemise saavutusväärtusega inimesed. Me tahame midagi, me läheme selle poole, me saame selleks. Ja kujuta ette, siis on see väike muna seal keset muru on ju, et ma tahan ta lüüa 150 meetrit otse sinna ja siis ta läheb sigudik 90 meetrit, ma ei tea, 45 kraadise nurga alt paremale või vasakule, eks. Et ma ei ole seda ise järgi kontrollinud, aga Golfiliidu president Ain Hanschmidt on öelnud, et see pidi olema tehniliselt spordis raskuselt number 2 löök. Mis arvad, mis on huvitav spordis number 1 löök? Ma nüüd... Number 1 löök? No tehnilises raskus. No tegelikult ega seda raske välja mõelda. Ma aitas, on pesapall väidetavalt. Et see tuleb sul väga kiiresti. Väga kiiresti, see roikas sul käes on väga peenike ja sa pead teda tabama õigel hetkel. Golfi suur pluss on see, et see pall ei tule kiiresti. Et on seal, kuhu sa ta panid on ju, või kuhu sa ta suutsid nagu asetada. Aga seda sealt niimoodi täpselt lüüa, selle õige nurga alt tulla. Tead, see kõik on nagu ülilihtne, kui sa vaatad telekas seda, mis on, võta kätte ja keera ühelt poolt ja keera natuke teiselt poolt ja pühi vahepealt maast läbi ja nii ta on, eks, aga neid väikseid elemente, issand jumal, kui palju neid seal on, mis peavad nagu täpselt õigel hetkel, õige nurga alt, õige hooga kokku minema. Ja, aga veel, mis selle golfi juures, ma ei tea, mis mind ta nagu paelub on see, et esiteks jällegi meiesugustel inimestel on põhiline probleem see, kuidas maailm seisma panna. Et sa oled tööl, sa oled uudiste rattas, sul on mingid ärilised teemad, kõiksugused asjad kogu aeg. Hommikust tõused üles, oled info kose all ja siis järjest päeval nagu erineva intensiivsusega seda infot sulle pähe kukub. Et golfi väljakul ma tunnistan küll, mina saan oma mõtte seisma panna. Et ma seal olen 4 tundi reeglina ja sa saad ise seltskonda valida. Ja mis on veel, ma tean, et sa mängid ju tennist, eks, et no vaat kui, mis Eestis number 1 meeste tennisist on vist Lajal täna, ma eeldan, on ju, mis peaks olema? Jah, ma arvan küll, jah. Et ma arvan, et kui sa Lajal ikka, ma küll ei tea, sul vist ATP rankingut ei ole, ma eeldan. Ei. Eks, no vot, arenguruumi on, eks. Et kui ma Lajaliga mängiks? Kui Lajaliga mängiks, on ju, siis ütleme, ma eeldan, et mõlemal võib-olla natuke igav, on ju, et tema ei saa särki igiseks ja sa ei saa palju oleks väga põnev, aga ütleme, et temal kindlasti ei oleks isegi trenn. Vaata, golfis on see suur pluss, et mina võin Eesti number 1 meie Richard Tederiga koos rajale minna, meil on mõlemal väga huvitav. Tema lööb 2 korda vähem kui mina, eks, tema oma pallid, aga mina oma pallid, see on selles suhtes hästi demokraatlik. Et sa ei pea see taseme vahe, mis mujal igal spordis on ju, tuleb kohe välja, et mina olen parimal juhul keskpärane, parimatel päevad, pigem on ju seal keskpärane miinus, eks. Et aga see golf on ikkagi hästi tõmbav ala ja paljud inimesed arvavad, et ta on hästi elitaarne, nagu sa ütlesidki. Ja see maine tal on ja arvatakse, et ta on väga kallis. Vot see ei vasta küll tõele. Ma arvan, tennis kindlalt on kallim ala. Väljakud, kõik muud asjad, mida sa pead maksma,
Palju sul kulub, ütleme, kui sul läheb 4 tundi, palju sa nädalas jõuad näiteks golfi mängima, korra, paar? Ma üritan 2 kindlasti, pigem 3, aga vaatame suvel on, õnneks mu töö on ka selline, et ma ettevõtjana on sul üks väheseid või suuri pluss on see, et saad oma aja peremeseks. Ja meiesugused golfi, kellele meeldib seda mängida, nad sätivad suvisel ajal, kui nagunii äritempo on madalam. Ma päris õnneks preemia jäätisetehase töötajan, kus ma arvan, et nagu suvi ei ole väga vaikne periood, eks. Aga meie ärist on, et ma sätin niimoodi, et hommikupool on hästi tihe, sest teed kuskil mingi supi või mingi asja ja siis istud autosse, sõidad niitväljale, et sa oled kuskil kella 2 rajal, õhtud on meil pikad, tuled kell 6 sealt maha, kõigil tuju hea, eks, ja minusugused on nagu seal väljak täis, et kes seal hommikul teevad tööasjad ära ja tulevad nagu mängima, et jah, see nii-öelda rahalises mõttes, et võtta ennem jõule, et golfiklubid teevad mingid eripakkumised. Ma arvan, et mänguõiguse osta kuskil, ma ei tea, 8-9 euroga, mis on tegelikult, ei ole väike raha, aga selles käi nii palju, kui tahad. Käi aasta läbi, pane päevas 3 ringi, kui tahad. Ma tean inimesed, kes seda teevadki, et sa oled 3 korda 4 tundi, 12 tundi võid rajal olla, et selliseid hulle isegi on täitsa olemas. 800-900 eurot umbes. Ja ütleme, see on väga hea pakkumine. Aga... Sellel lisaks on sul vaja siis lihtsalt enda aega 4 tundi ja varustus. Just täpselt. Ja see varustus ka ekstra maksab, aga ta ei maksa nüüd ka nii-öelda nüüd üle mõistuse palju. Et ta päris tennisereketi hinnaga sa seda ei saa, aga on väga erinevas hinnaklassis ja ausalt öeldes algajate nagu kuhu ma kahjuks pean ennast ka ikkagi veel 7. aastal liigitama, eks. Ega seal nüüd nagu liiga palju vahet ei ole, et sa ei pea võtma nüüd nagu seda, millega Rory McIlroy või Richard Tedder lööb, et tegelikult ei tohigi võtta, et sa sellega nagu nii ei saa hakkama, et see alguses see organ on ikkagi väga julm tegelikult, et see mäng ei tule alguses, oleneb kes kuidas, aga ikka reeglina ei tule välja. Paljud inimesed loobuvad esimesel aastal. Ma olen ise ka neid kordasid rohkem kui üks on niitväljalt niimoodi ära sõitnud, et sükse mõttega never again, et unustage ära. Et näiteks teie oma erakonna liige Peep Aaviksson on tal väga lause selle kohta, et ta pidas ennast ennem golfiga alustamise andekaks inimeseks, eks. Et see võtab... See lükast ümber, selle mõtte ümber. Ja kui sa lähed sinna sükse ennastais olekuga, ma nüüd näitan sisse, see mäng õpetab sind kiirelt ja kutsub sind kiirelt kollal. Äge asi, jah. Ja, selles mõttes, et ega ta ilmselt on üsna tehniline, sest ega tennise poolel on samamoodi, et ega sa oled ju tennist ka mänginud, ma olen isegi näinud sind mängimas, eks, et... Kas on mänguks nimetada saab, aga... Tennisistid on väga sotsiaalsed ja sümpaatsed inimesed, eks ju. Et nagu iga teise spordialal, et mingi tehniline oskus peab olema, mingil alal tuleb see kiiremini. Tennises on ka, eks ju, teatud piirid, eks ju, kus sa pead nagu liikuma, kehaline võimekus peab olema paigas ja või siis liigud aeglasemalt ja tennise eripära muidugi on, ütleme, kui sa vaatad golfi, eks ju, sa ütled, et sa mängid iseenda vastu, see on tegelikult nagu väga lahe mõte, eks. Aga tennises on see, et sa mängid tegelikult nii hästi, kui vastane laseb, eks ju. See on üldiselt selline nagu pidev tule all olemine, kui sul on tugev vastane, lööb kiiremini, osavamad, siis sa ühtegi imestad, et kõik see, mida sa enne oskasid, eks ju, eile, see ei tule täna üldse välja, eks ju, et see on hoopis nagu teistmoodi. Aga tead, selle kohta mul on minu tennisetreener, sellel ajal täna enam seal ei käi, kuna elu muutus ja nüüd ikkagi palju lihtsam on ju padel, eks. Ja valitsuse kaela. Tegelikult nii on ja maksud ja kõik muu on ju, tegelikult ei lase inimesel tennist mängida, see on ju reaalsus, eks, vaata käibemaks, mis täna on. Et minu tennisetreener Oskar Saarne, kes on ka väga golfimängija, tema on öelnud väga hästi, et tennises, nagu sa ütlesid, parem halvem päev nagu ikka, aga sul teatud oskuste tase püsib või tähendab, et see ikka pallist mööda päris ei löö. Okei, kui ma arvan, lajal sulle või mulle peale lööks, et siis see pall läheb nii kiiresti. Siis on parem, kui ta läheks meist mööda. Täpselt, et siis on ohtlik jääda palli ette, eks. Aga ütleme, sa saad aru, mis ma mõtlen. Aga golfis, kui sul on halb päev, siis sellel orul ei ole põhja. Nii. See kukkumine ja näiteks ka maailma tasemes, kui mõtleme, et vaata, kui on ATP mingi Grand Slamid, eks, siis ikkagi poolfinaalis nagu juhuslikult mingid väga üllatajad meeste poolfinaalidesse ikka väga ei jõua. Ikkagi jõuab sealt maailma, ma ei tea, top 6 ikkagi 4 meest on, reeglina on seal poolfinaalides. Golfis võib sul reaalselt tulla mees metsast, mitte päris, aga ütleme, seal on mingi 60-70 nime, kes võivad täiesti tulla ja siis ma ei tea, Rory McIlroy, Scottie Scheffler, kes on täna seal maailmas kõige tipud, nendel võib olla nii halb päev, et nad ei saa isegi viimasel 2 päeval võistlema, et seda varieeruvust on selles nagu üllatavalt palju, et siis ongi mõnikord, kui mul on endal nagu jube kehv päev, siis ma
üks mõte, mida ma rajal mõtlen, on see, et aga ükskord Mastersil, see on see võistlus, kui võistlus saab rohelise pintsaku, see on see maailma kõige legend. Et ükskord lõib Tiger Woods 2-3, et kus sa pead siis 3 löögi kauku saama, lõi 8 pauku. See mõte kuidagi ikkagi annab lohutust, et isegi sellised mehed. Sa vaatad võistlusi ka või? Sest näiteks tennisistide puhul on küll ikkagi väga palju vaadatakse neid mänge. Noh, ma ütlen igal spordialal. Mina vaatan näiteks jalgat hea meelega, eks ju, kossu, ütleme, isegi hokit olen vaadanud huvi pärast, eks. Et mingid alad, mis suuri võistlusi vaatama. Jah, suured võistlused, eks. Suuri võistlusi vaatama, aga vaatame, häda on pigem see, et jällegi see ajavahe teema, et need kõige suured võistlused reeglina USAs, eks. Et on Masters on USAs, US Open. No eelmine aasta oli Eesti golfis ikkagi väga tähelepanuväärne olukord on Richard Teder sai British Openile peale, et see ja ta ju kestab 4 päeva, eks, et mängitakse neljapäev reede, siis peale seda saadetakse alumine pool tabelis koju ja siis ülemine pool paneb veel 2 päeva peale, eks. Okay. Ja ikka, ja eraldi golfikanalid on, aga ma tean osasid sõpru, kes ikkagi vaatavad väga kirglikult, et ma päris nii kirgli, mulle see ala väga meeldib, aga ma võib-olla tingimata nii palju ka ei armasta, et aga muidugi hommikul on jälle jube hea, tõused üles ja vaatad eelmise päeva siis nende parimate või halvimate löökide kokkuvõtted, et seda muidugi ikka jälgid loomulikult, see nii ta on. Aga ma arvan, ka Eestis on siin tegelikult palju tulemas, et meie see noorem põlvkond, et minu treener Enrico Villo ja tema põlvkond on ise õppinud, et kunagi elasid Niitväljal seal lähedal ja hakkasid siis lööma, aga nemad on nüüd üles kasvatanud järgmise selle lainena, kus ka Richard Teder ja Varjunid ja Jägers ja Hellates üksed timed, ja ma usun, et sealt võib nüüd tulla ikkagi päris maailma tasemel läbimurdeid, et täpselt kui me siin eelmine aasta oli ikkagi väga südantsoojendav Eesti inimestel, meil, kes me seda alaga armastame, vaadata, et kuidas Richard Teder lõi siis range'il tegid siis selle drive'is on siis kõige pikem selle löögivõistlust on ju Tesson Pööga, kes on maailmas siis number 1 oma löögipikkuselt ja ta kaotas, aga mitte üldse palju. Tegelikult see oli ju, kõik see elame sellele kaasa, et ma usun, et siit võib Eesti golfis tulla lähiaastatel päris olulisi asju, nii et toetame rajal kui ka rahaliselt, kui ka nii nagu oskame. Sellepärast su nimi seal ka kirjas on siis ühesõnaga. Nüüd ma saan aru, miks su nimi on nii kire kui toetuse pärast tegelikult. Ja minust see oligi Golfiliidu peasekretär Kristo Raudamees, president Ain Ansmit panid kokku sellise toetajate klubi, eks, ja esimest korda, kui nad sõjasarve puusid, et tulge nüüd kokku, et hakkame noorte golfi toetama, siis tuli vist äkki 30, täna meid vist on juba enam 40. Ja jälle ka väga tore, mida tehakse, et tehakse seal eraldi nii-öelda reise, siis on meil koondise päev, kus sa saad siis koondise liikmetega rajal käia, see on alati väga tore, et siis näed, kuidas see pallid päriselt lüüakse, ja see on ka väga kihvt kõrvalt vaadata seda, kuidas asi päriselt käib, eks. Ja see seltsi elu käib selle juurde. Kas see golfiturism on ka selline midagi, mida harrastatakse, sest ma tihti näen, ega siis ütleme, sellised sotsiaalsemad sõbrad, kes ütleme aeg-ajalt piltega postitavad oma reisidest, kontorites olevaid inimesi närvi ajada, olgu nad tänatud siin selle vaheldusel. Et tihti nad panevad ka üles kuskil, et tead, ma olen siin Uus-Meremaal golfirajal, et elu on selline, pidage vastu, eks ju. See on ka kuidagi eraldi nagu harrastatav. See on väga ja ütleme minu jaoks ka iga hooaeg hakkab ja lõpeb Türgis, meie NATO liitlase juures. Huvitav see, et võtta Türgiga on Eestis väga lennuühendus. Me Tallinna ennemast istud peale 3,5 tundi hirmu on ju ja oled Antaalias kohal ja seal kõrval on Pelek, mis on üks Euroopa golfimekase, kus sul on, ma ei tea, 10 kilomeetri sees on umbes 20 rada või ühesõnaga kõik on maailm, üliilusad, kõik on väga heal tasemel, lihtsamad, raskemad, mida sa iganes tahad. Et seal käiakse väga palju ja Lõuna-Aafrika ja Costa del Sol on muidugi, kus väga paljud eestlased ka talvituvad, eks. Kliimapõgenikud on ju, seal on imelised võimalused, et tegelikult see on väga suur reisistiil. Ega vaata paljud ka, mis meil ka sõbrad öelnud, ise tunned ka, et oled kuskil soojama reisid, tahaks päeva midagi teha. Mis ikka teed, eks siis. Ega ju esimest õlut ei taha hommikul avada, nii-öelda nagu öeldakse reisileks. Siis on juba hea, et sa käid ikkagi, lähed hommikul rajale, käid seal oma 4-5 tundi ära, siis on hoopis teine tunne, et ta nagu
ta on väga-väga hea seltskonna nii-öelda ajaveetusviis. No, see lihtsalt golfis on mingi reegel, mis on mind alati nagu huvitanud, et tennises näiteks käib paigalt vaidluseks, ja ma ei samasta kõike ühe spordialaga, eks, aga ma arvan ka kuskil mujal, kui sa vaidled selle üle, kas pall on sees või väljas, väga tihti see sõltub, kui sul amatöörmängus sul ei ole seda Hawkeye'd, eks ju, kotka silma. Ja kui keegi kõrvalt vaatab, on kena üll, eks ju, aga tead üldiselt on nagu enam-vähem aususe peale. Ja ütleme, tunnistan, olen minagi mänginud kirglikumate inimestega, kelle puhul täitsa kindlalt tead, et see pall loetakse, ütleme sellise varuga, kas sisse või välja, sõltuvat inimest. Fair enough, eks. Aga ma saan aru, golfis on mingi reegel, et kui sa mingi jama kokku keerad, siis sellesse klubisse sind enam nagu ei lasta. Põhimõtteliselt see nii on ja ega ta on ikkagi väga aumeeste mäng, et ega igaüks ju loeb oma punkti ise. Võistlustel muidugi on su niimoodi, et see võistlus, kus meie käime, need on sellised kommertsvõistlused, mingi ettevõtte korraldab, kutsub sõbrad kõik kokku ja siis päeval mängitakse, siis sinu märki ja kaardi peal märki on keegi teine, eks, aga loomulikult seal on ikkagi sellist, nii-öelda igaüks on ju oma murega kuskil metsas üksi, mina löön palli ühte nurka, kuhugi sina lööd kuhugi teise kohta, siis et mäng liiguks mõlemad, me otsime oma palli, ega selle käida nii-öelda koos, ja see reegel absoluutselt on olemas ja on ka töös. Loomulikult mõnikord esineb sellised pahatahtmatu eksimisi, aga seda ei pane keegi pahaks, aga tean paari juhus, kus inimesed on kas nüüd päris välja heidetud, aga mitte enam kutsutud kuhugi üritustele. Jah, sellised juhused ma ikka Eestis tean. Okei. See on selles mõttes on nagu huvitav, et kui sa mängid, nagu sa kirjeldad seda golfi, eks ju, et sa mängid lõpuks iseenda vastu. Et siis, ütleme nii, et iseendale valetamine on eraldi spordiala. Ma ei loodan kellegi leida ülekohut, eks ju. Aga sa ei peaks tegelikult seda otse öeldes tegema, eks ju, et what's the difference? Üks päev on halvem, teine päev on parem, eks ju, mine eluga edasi, sest minu jaoks näiteks ütleme, ma olen tihti tenniseväljakul, eks ju, ja ütleme, nii tihti kui töö võimaldab, eks ju, ütleme, et töö selgelt segab spordi tegemist, ma tunnistan ausalt. Aga ma nagu vaatan teinekord nagu keset mängugi ja mõtlen selle peale, et ma ei saa aru, kuidas inimesed saavad nagu spordi käigus, eks ju, see on ju, see on sport. Selles mõttes, kuidas nad saavad minna nagu nii kuidagi nagu närviliseks, et et ütleme, ma mõistan, see kirg on nagu hea, siis võtad tõsiselt, paned juurde, teed paremini, eks ju. Aga minu jaoks on näiteks see päeva kõige vähem stressirohke osa. Täitsa kindlalt, selles mõttes, et see on see aeg, kus ma olen nagu, vanasti ma käisin ujumas, teadsin tund aega lased passus, on ju. Mitte keegi ei saa sind kätte. Telefoni, nüüd on leiutatud ilmselt mingid veekindlad kõrvaklapid, leiavad sul üles ja nii edasi. Jürgen Ligi kindlasti teab. Tema ujub suusad jalas, et veetakistus suurem oleks. Ma ei tea, Jürgen ära pahanda. Aga üldiselt saavad su lõpuks kätte, eks. Aga spordis on samamoodi. Sa lõpuks oled seal, ilmselt mängid golfi, oled oma mõtetega, tennises samamoodi, eks. Aga ma alati mõelnud, et see on ju kõige parem osa päevast, mida sa seal nagu... Aga mõned inimesed on oma loomult nii competitive või mis eesti keele sõna on siuke nagu võistlusimulised, et nad ei anna iseendale midagi andeks ega teistele ja nii edasi. Ja selles suhtes ka, ütleme see, golf on hästi mentaalne mäng. See on sul ikkagi, kõik toimub, öeldakse, et olge löögi all tasa ja kui keegi lööb, nii ta on ju, kuigi tegelikult härrasmeeste mängus on see reegel, et kui on mingi hea lugu, on ju, siis ütleme, lugu ei tohi pooleli jääda, eks, pead ikkagi selle ära kuulama. Sellised nalju tehakse seal nagu lõputult, eks. Aga jah, et selles suhtes neid inimesi, kes seal nii-öelda seda väga-väga tõsiselt võtab, on ja ma ei pane üldse seda pahaks, aga mis on nagu huvitav on see, et sa satud mõnikord ka kokku, mida ma endal ka teen tihti, täiesti endaks võõra inimesega. Sa paned ennast sinna kuhugi flighti kirja, siis saavad sulle keegi juurde panna ja sulle tulla sinna kes iganes. Ja tead, kui huvitav on ikkagi see, et sa 4 tunniga seal keskmiselt mängitakse, mõnikord kiiremini, aga no ütleme see keskpärane 4 tundi, sa ikka saad inimese kohta väga palju teada. Et ma olen ikka mitu korda mõelnud, et huvitav, kui palju ma oleks pidanud, ma ei tea, kuskil nõupidamiste laua taga või mingis muus olekus olema, et tema kohta nii palju teada saada, kui see 4 tunni jooksul. Just kui närviline ta on või kuidas ta otsib või kuidas ta räägib või kuidas või mis seal kõik nagu toimub, et see ikkagi inimese kohta see aeg. See on huvitav, sest ütleme, et paljudes teistes spordialades sa ei saa seda. Näiteks ütleme,
kui ma jõusaalis käin, ma ütleme aeg-ajalt vestlen, aga kõik teevad klapid peast trenni, on ju. Täpselt, kõik on omas maailmas. Tennises oled sa ka ikkagi soovitavalt nagu nii kaugel täpselt, et sa palliga otsa ette ei saa, eks ju. Tennise häda ongi minu jaoks ka see, et 200 esiteks esimene põhimure see, et ma väga halvasti oskan seda, eks. See oli üks nagu väga nagu see... Ma ei väida, et tingimata ma paremini oskan, aga selles mõttes tuleb nautida protsessi. Aga teine mure oli see, et sa oled oma sellest vastast nii kaugel, et vaata sihukest nii-öelda loba ajada, mitte et sa lobisema läheks, aga ikka, ega sa päris nagu tööd. Kui sa lähed sõbraga mängima, siis osa aega ongi tegelikult sellele, et sa pead mõtlema, kas sa võtad tund, poolteist, 2, eks ju. Sest siis sa vahetad rahulikumalt, eks ju, siis sa lobised, pärast lähed teed ühe kohvi, eks ju, ütleme kõik see värk on. Ja aga sa oled nagu distantsid nii kaugel, et näiteks vaata, ma arvan, et see on ka selle padeli suur pluss, et ta on küll teeniselt oluliselt lihtsam, aga sa oled nii väikses kluubikus koos ja see sotsiaalsuse element väljakul, väljaku väliselt jumala eest võib ju teha kohvi ennem, kohvi pärast, aga on nagu oluliselt parem. Mulle endale ka tundub, see padel on igal juhul väga nagu kasvav ala, ma saan aru, et tennise inimesed vaatavad seda teatava murega, eks platsi ehitatakse ümber, aga teisest küljest teile ütleme ausalt, kui inimesed saavad lihtsamalt minna sportima, see neile meeldib, see on äge, see on kihvt, ma olen ise ka mänginud seda korra, eks ju, minu meelest väga äge värk, eks, et andke ainult minna, et kui vähegi nagu tahate, mõni neist läheb tennisesse, mõni läheb lõpuks golfi, mõni läheb arsti juurde, eks ju, pärast seda labidaga vastu pead saamist, ma kuulsin just, et traumast öeldi, et viimasel ajal kõige rohkem spordivigastusi pidi tulema padelist või uusi vigastusi, eks ju. Padel absoluutselt, ütleme, mis ikkagi tennise osas minu jaoks oli, ta on ikka neetult raske. Kui sa pole lapsepõlves seda mänginud, lähed nii-öelda vanuses, kus su nagu noorus iga päevaga sinust kaugeneb, lähed sinna treeneri juurde esimest korda, siis ikkagi ta on keeruline, et ikkagi saada nagu lõpuks sealt minema, aga kellele mida ma ei usu, et see golf tegelikult lihtsam on, eks, et ütleme see kirjeldus, mis sa nagu ütled, et ega see nõuab ka ikkagi väga järjekindlat harjutamist ja nagu sa ütled, mentaalset kohalolekut, sest ütleme, spordis on ikkagi, amatöörspordist me siin räägime, eks, on ikka nii, et kui sa kohal ei ole, hakkad kohe töömõtteid mõtlema, siis on mäng läbi. Vaat seal golfi võib-olla algajate juures, kes ka võib-olla seda saadet või siin vaatavad ja mõtlevad, et seal põhiline mure, mis on täiesti välja mõeldud ja pseudomure on see, et kõik vaatavad mind, issand jumal, ma olen nii halb ja nüüd hakkavad kõik naerma. Ma arvan, enamik, kõik, kes väljakule lähevad, seda tunnevad, seda tunnet või teavad, et ja lähevad selle pärast nagu närvi, on ju. Ja mina seal hulgas samamoodi, ma mäletan seda tunnet väga hästi, siis mul sattusin jälle mängima ühe sükse väga pikajas mänge, siis ta ütles, ma ütlen sulle 2 asja. Esiteks, kedagi huvita, kuidas sa mängid. Et kas sa lööd pikalt, lühikesed, kõigil on väljakul omad mured. Kõigil on omad mured. Teine ütleb, ole lihtsalt hea kaaslane, liigu nagu nii kiiresti ära mängu, et sinu taga mängi ei seisaks, eks. Ja teine asi on lihtsalt see, et kõik need mängijad on olnud samas olukorras. Kõik on kuskilt alustanud, kõik on selle tee läbi käinud. Et alguses see nii-öelda see häbenemise org, kus ollakse, see tuleb kiiresti ära unustada ja seda unustada on kõige lihtsam see, et mine enda jaoks mõne hea tuttavaga väljakule, kes sind seal maha rahustab, et kuule, võtame nüüd rahulikult. Isegi kui ka see mäng on aeglaselt, lase tagant tuli ja korra mööda, need lähevad kiiremini mööda, saate jälle omas tempos edasi panna, et aga see on väga palju peas on kinni. See kõik sa võid osta ka suured päikseprillid ja need valevuntsid. Ja täivad ka ise ära. Seda ja sellega, mis käivad rohkem need, ma kuulen, need Carlos Alcarase, kes siin nagu on sellised need, kes tahavad ise ka golfi mängida, nendel on seal keeruline, muidu kogu aeg selfide vahel, eks. Et nendel on neid vuntse ja prille päeva ja rohkem. Kunagi sõitsin, nüüd ma võin seda möönda, eks ju, siis see režiim on juba läinud, okupatsioon on läbi. Aga lapsena ma kunagi sõitsin autoga ja siis kuna ütleme, et ma nägin ilmselgelt liiga noor välja roolis, me kleepisime mulle vuntsid ette ja prillid ette. Tundus hea plaan olema. Õnneks kõik läks hästi ja mingid jama ei tulnud, aga ütleme, see tundus töötavat, nii et seda võib ka proovida. Et selles suhtes, ja muidugi me Eestis oleme ikkagi õnnistatud jällegi, me kogu aeg räägime, kui halb meil kõik siin on ja valitsus, muidugi valitsus saab... Kuule, oleme ausalt, see valitsus. Kuhu edasi, eks. Et aga Lätis on 2 golfiväljakut, Eestis on 7, eks. Et meil on Tallinna ääres 3, eks. Aga mis elu see on? Mis elu see on? Ei nõus, ei sellega on nõus, et aga ütleme, on ka siis selles murede taevas mõni heledam laik, mõni heledam laik tegelikult on. Arva näeb neid, aga mõni on.
nii, ma nüüd tutvustan ka sellepärast, et kõik inimesed, kes on kuulanud kahe, ütleme, väga pühendunud amatöörsportlase ülevaadet kahest spordialast, siis mulle tuli külla minu sõber, vana tuttav Viljar Arakas, kes juhib Efteni kinnisvarafonde, ta on kinnisvaras vana tegija ja mitte ainult, ta on ka riigis ühe väga olulise institutsiooni, mis on majanduskasvu efektiivsuse nõukoda. See tegelikult koondab Eesti riigi tippettevõtjaid peaministri juurde ja valitsuse juurde ja ütleme, et mitte liiga ametlikuks minnes, eks ju, aga ütleme, ilma Viljarita ja paljude teisteta, kes seal vaeva näeksid, eks ju. Meil oleks väga palju asju tegemata. Seda esiteks, see on komplimendina mõeldud, Eesti mehed ei oska neid vastu võtta, aga võta, midagi teha ei ole. Ja teiseks on see, et nagu me siin alguses ka kunagi seda nõukoda asutades nalja tehes ütlesime, et kes on seda enne näinud, et tippettevõtjad tasuta töötavad. Et mina naudin seda, et Eesti riigi jaoks tippettevõtjad teevad sisuliselt aasta-poolteist tasuta tööd, eks ju, et see on väga kõva sõna, eks ju. Ja kusjuures teevad rõõmuga ja tegelikult see vaatame algus ütles ka sulle, et sa annad meile tasuta ruumi, on ju, mida me saame kasutada. Kinnisvara. Ja, et mina sellist viga läbi laseks, eks, et sa viimati tasuta mingi ruumi ja annad siin inimestele kasutada, eks. Aga jah, et ega tegelikult see nõukoja osas oli seda skepsist nendel, kõigil vaatab, sa oled, kui ettevõtjad, kes on alati üks skepsise loomuga, et mine tea ja nii edasi, et aga mida kaugemale mida rohkem oleme koos käinud, seda ma arvan rõõmsamaks on läinud ja seda paremini on hakatud ka aru saama, nii-öelda, ma ei taha kasutada sõna vastaspool, see ei ole hea, aga ütleme nii-öelda avaliku sektori piirangutes mänguväljakus, kus nemad opereerivad, sest ettevõtjad, meil ainult lahendused. Ma ei tea, meil on siin vaja teha planeeringuid, on ju, kiiresti, võtke seadus vastu, tehke, on ju. Aga see, et kuskil on kohalik omavalitsuste liit, kes sellele väga vastu võitleb, on ju, igatepidi, see on asi, mida meie ei näe. Eks, ja tegelikult see on aidanud meil ka nagu paremini aru saada, et mis on võimalik teha, mida ei ole võimalik, aga jah, ma arvan, et see koostöövaim on seal küll olnud väga hea, et ma juba nagu murega mõtlen juba selle peaks murega, aga me oktoobris ju nii-öelda paneme selle poe kinni, et nüüd me oleme just saanud kuidagi siukse hea hoo üles, on ju, et aga mis sa teed, järgmine aasta valimised? No jaa, et siis tuleb see tavaliselt on nii, et kui mingi teekond läbi saab, siis tehakse T-särgid, eks ju, ja see dressipluusid ja siis hakatakse tegema kokkutulekuid ja siis hakatakse rääkima, kuidas meie ajal oli. Ja, et tõesti, et kes see mulle ütles kunagi, et või eile on praegu hästi populaarne või hästi oluline päevateema on Eestis olümpiakomitee president, ja üks sõber mõtles väga, et kes iganes uueks inimeseks valitakse, oluline oleks see, et ta alustaks igat lauset, et meil omal ajal, eks, et tegelikult tõesti ühe valiku kriteerium, et alustaks, et meil omal ajal, et seal on oma teatud tõde siis. Mul ka lapsed aega-, et ütlevad mulle viisakalt, vaatavad otsa ja sugava lugupidamisega loomulikult, nagu ma loodan, aga tegelikult vaatavad selle mureliku pilguga, ütlevad, et tead, sa ei peaks rääkima neid lugusid, kuidas sa paljajalu kooli läksid. Vanemad räägivad kogu aeg, kuidas neil oli omal ajal. No nii ta on, jah. Aga see, mis puudutab seda nagu efektiivsuse majanduse nõukoda, siis minu meelest seal on ütleme, kuna meil on selline, esineb ka mõõdukat irooniat siin podcastis ja kõik muud, et minu meelest oli nagu väga huvitav oli see, et kõigepealt ütleme, sina ja paljud teised tulite seal kokku, Robert Kitt, Jüri Raidla, eks ju, kuni põllumajandusettevõtjateni, metsandusettevõtjateni, Taavi Kotka ja nii edasi. Ühesõnaga, Eesti Vabariigi tegelikult ikkagi tööandjad, Keskliit, Kaubanduskoda, ütleme paremik tegelikult, ütleme, et inimesed panustasid sinna. Ja siis alguses oli selline nagu mõõdukas skepsis, mida mina panin tähele, öeldi, et ahah, et nüüd tehti nõukoda. Et nüüd tehti nõukoda ja see nõukoda, et ega see ei tee nagu midagi. Nii, siis nõukoda hakkas tegema. Tegi asju. Mulle nagu tundus, et vaadati nagu, et okei, et ta teeb tõesti mõistlikke asju ettevõtjate käest, ma kuulsin nagu positiivset tagasiside, sest ütleme, et üle Eesti, kui ma käin, siis ettevõtjad on ühed kõige nagu optimistlikumad ja nagu sa ütled, meelelaad on ka selline, et mul varianti ei ole. Et ütlevad, et kuulge, et te teete nagu kihvta asju seal, et pange see ka sinna, mõtlen, pange X, vaadake, et kirjutage Villarile ja nii edasi. Ja siis tuli ERR-ist tuli uudis ja olgu Rahvusringhääling tänatud, sest ütleme, et ta ikkagi hoiab meie keelt ja kultuuri ja mälu ja kõike muud. Ja seal tuli uudis, et ettevõtjate nõukoda lõpetab. Ja siis juhtus midagi huvitavat. Siis öeldi, et ta ei tohi lõpetada. Seda on väga vaja. Ja pärast seda on olnud pilt selline, eks ju, et kõik küsivad, et mida ikka tehakse,
kas ikka jõuab õigeks ajaks, noh, et kus need 700 ettepanekut on, palju te olete ära teinud, eks ju. Minu meelest see nagu ütleme, et noh, otse öeldes oleks teadnud seda, oleks pidanud varem tegema kohe alguses selle uudise, et ettevõtjate nõukogu tuli kokku ja lõpetab, eks ju. Oleks me selle ära teinud, oleks kohe algusest peale küsitud, Viljar, mis su plaanid on, mis meeskond teeb, eks ju. Tead, ma arvan, see hetk, kuidas skepsis nii-öelda murdus, ma arvan, siin me peame tegema kummarduse Riigikantselei ja Keit Kasemetsa poole, oli just see sama idee, et kõik need ettepanekud pannakse Riigikantselei lehel avalikuks. Minge vaadake. Seal on nad kõik olemas, Setus Saareni on ju nööp nõelas kuni, ma ei tea, põhiseaduse muutmise ettepanekute, need on seal, kõik ta on olemas. Ja tegelikult ongi niisugune antropoloogiliselt ka päris huvitav uurimus. Ta näitab, mis siis on need reaalsed mured, et noh, see ka, et keegi nüüd on ikkagi võtnud ennast kokku ja kirjutanud e-maili, vormistanud selle nii-öelda siis oma mõtte siis mingisuguseks ettepanekuks, noh, see on ju pingutus, see päris niisama ei tule, ta päris nagu mingisugune Delfi kommentaar ei ole, et noh, kirjuta mida nagu tahad, eks. Et on selles osas loomulikult seal tegid väga palju ettevõtlusorganisatsiooni, noh, see ongi nende töö, eks, aga ka väga palju nii-öelda tuli otse ettepanek ja kuna see kõik on avalik ja ka nende nii-öelda edasine protsess, kus nad on, kas nad on heaks kiidetud, tagasi lükatud menetluses, jah, nüüd on küsimus, mida see menetlus tähendab, siin võiks muidugi pikalt ironiseerida öelda, et kõike olulisi asju ainult menetletakse, ebaoluliselt tehakse kiirelt ära ja noh, aga ka sinna me heidame järjest rohkem nii-öelda valgusvihku, et tegelikult see nagu muutis selle nõukoja töö kuidagi oluliselt tõsiselt võetamaks skeptikute jaoks. Et näete, ja ega noh, nüüd me olemegi seal faasis, et me sinna nii-öelda neid uusi asju pole mõtet peale lükata, nüüd tuleks vaadata, mida on võimalik praegu ära teha ja noh, siin on meil palju juba ette näidata, aga ma loodan, et palju rohkem on ette näidata täna aasta pärast või siis ütleme ennem kui Riigikogu laiali läheb. Selle töötsükliga peaks nii suveks kui sügiseks tegelikult päris palju tehtud saama. Täpselt. Ja noh, mis on nagu minu meelest on positiivne on see, et kui nagu midagi vaadata, mis nagu ühendab, eks okei, ma möönan kõikide ei ühenda, sest noh, näiteks mingisugused ettekujutused, et noh, mingid reeglid, bürokraatia reegleid võiks lihtsustada, alati ei leia heaks kiitu, eks on parlamendis neid, kes neid ei kiida. Ja noh, neil on oma vaade, eks ju, noh, näiteks ütleme, kui sa ütled, et noh, teeme planeerimise lihtsamaks, siis on poliitikud, kes ütlevad, et noh, ei tea, eks, kas me võtame sealt arutelu maha, mida on ju. Aga noh, lõputult sa ei saa nagu sama asja, ei saa nagu lõputult arutada, eks ju, me kõik saame ühiskonnas aru ja siis samal ajal oleme hädas, et me ei suuda teha raudteed, teid, eks ju, lõhkaine tehast või põlvkonni, eks ju, ja siis samal ajal arutame, et noh, et ikkagi ei tohiks lihtsamaks teha, nii et mõtlen, et ta on toonud kokku nagu minu meelest noh, just seda poolt, mida sa kirjeldad, eks ju, et neid inimesi, kes alati on öelnud, et noh, tehke ära, mis seal siis nagu keerulist ei ole, eks ju. Ja neid inimesi ka, kes nagu võib-olla peavad tegema, sest ma näen ka nagu ametkonnas on see hoiak olemas küll, eks ju, öeldakse, et okei, me saame aru, et see on see poliitiline tellimus, teeme asju lihtsamaks. Aga noh, ma loodan, et sellel on ka mingi nagu järelmisest. Ma mäletan, kuidas aastal 2015-16, siis olid ka noored vihased mehed, eks ju, nooremad ja vihasemad. Ma olin majandusminister, sellel ajal me tegime sellise ettevõtjatega nullbürokraatia, kus oli ka tööandjad ja kaubakoda ja pool valitsust oli sees sisuliselt ja me lõikusime igast asju ja sealt Marek Helm, ma mäletan, tegi pankadega aruandlus, sest tulid need automaatse aruandluse projektid ja noh, väga palju asju, Taavi Kotkal olid oma plaanid ja nii edasi. Ja sellest tuli kõik väga äge, aga umbes 3-4 aastat hiljem see nagu lõpetati, eks ju, sest noh, ei viitsitud enam tegeleda. Noh, praegu me teeme selle platsi lagedamaks, on ju, aga noh, vaata küsimus, mis selle kestev mõju on, eks ju. Tegelikult ega see ikkagi taandub poliitilisele tellimusele, et kui nagu peaminister ja valitsuse juhtministrid tahavad, et seda tehakse, siis seda tehakse. Aga kui seda ei taheta, noh, siis me jälle taandume sinna, mis oli ennem seda, et ettevõtjad panevad mingid oma ettepanekuid kokku, keegi neid väga kuulata viitsi, siis lastakse üksteise vastu kuskil ajalehe veergudel on ju mingid suurtükke, eks, ja no asi kuhugi nagu jõua. Et ma arvan, praegu ka ma olen kõige võib-olla sellised polariseerimates teemas, mis on näiteks mingid metsaküsimused või need samad planeeringud, et kas või juba see väärtus on olnud ka see, et mõlemad pooled on üksteist ära kuulanud. Et noh, see on hästi palju skepsist umbusku tekkinud, mis on nagu tegelikult aru saadav, et on nagu noh, selliste ajaloolistel põhjustel ja mõlemal poolel on muidugi alati üksteise osas nagu hästi palju selliseid halbu näiteid ja võetakse üks näide ja üldistatakse kogu sektoril. No, ja see käib täpselt mõlemat pidi. Et selles suhtes kuulatakse üksteist ära ja siis tekib üldse pinnas, et hakata arutama, okei, teie arvate seda, me arvame seda, aga mis me siis nüüd saaks siis nagu, kuidas see keskpõrand võiks siis nüüd välja näha, kuhu me siia kõik kokku tulema. Ja sellel on nagu väga suur väärtus, et me ju ei tea, milline on valitsus on ju tulevikus, aga ma kindlalt väga sooviks, et selline formaat jätkub.
et noh, muidugi ega igal valitsusel on oma nii-öelda agenda ja oma ajastu vaim on ju, võib-olla järgmine valitsus tahab tegeleda, kutsuda kokku iibekomisjoni, noh, ilma igasuguse jooneta, lihtsalt olukord on täna selline. Oli kunagi COVID aeg, oli probleemid teises kohas, et noh, iga ajastu oma vaim, aga selles suhtes kindlasti ta täna aitab meil keskkonda paremaks teha, selles osas me oleme tänaseks juba rohkem kui optimistlikud. Ja. Ei, see on väga huvitav, sest kui ta nagu toob tõesti seda, mida sa kirjeldad, et saadakse võib-olla paremini aru, üksteisest mõlemad pidi. See ei ole halb ja mul ei ole vähimatki selle vastu, eks ju, ütleme, et ongi loogiline, et valitsused vahetuvad, keegi teeb iibekomisjoni, siis keegi jälle teeb mingi muu komisjoni. Aga tähtis ongi, et sellest teeb mingisugune nagu selline nii-öelda kestev pärand, eks ju, mis on nagu nii palju, kui see saab kestev olla avalikus halduses, eks ju, et kui sa teed planeerimisreeglid lihtsamaks ja lood sellise nii-öelda foorumi või omavahelise suhtluse, ma arvan, kuidas öelda, et 5, 10, 15 aastat ta teatavat mõju omab. Ja pärast seda on nüüd nagu küsimus, et kas seda nagu antakse uuesti hoogu või siis ta kukub laualt maha ja siis me imestame jälle ühel hetkel, kui me olen puntras omadega. Ja eks vesi ikkagi otsib oma seda sängi, kust mööda voolata, eks, aga seda nii-öelda teekonda on võimalik nagu kujunda, aga ma arvan, et ta püsivat mõju ei oma siis, kui selle küsimusega seda pidi edasi tehta, et ei peeta seda nagu oluliseks. Saame näha. Ja praegu just ikkagi ka tegelikult see, mida on näha, et nagu selle peale tuleva bürokraatia osas ollakse palju lihtsam on asju ära hoida, kui jõustunud asju tagasi keerata. Eks see on nagu täiesti arusaadav, et kas või ka need palgadirektiiv, et võtta neid vastu minimaalsel kujul, et ma näen, kuidas reaalselt kogu aeg nüüd mõeldakse selles suunas, et kuidas nagu võimalikult vähe, ka isegi kui me peame seda bürokraatiat kehtestama, kuidas seda võimalikult vähe koomnal viisil teha. See on väga oluline väärtus. See on oluline, jah. Tihtipeale on see, et sa ei saa kiita asjadest, mida ei juhtunud. Et ma lihtsalt on näited, me andsime Eleringile, ma olin vist vastutav minister või kuidagi ma selles, ma ei tea, kuidas siis ma vist juba võisin olla peaminister või. Ühesõnaga Eleringu tegeles selle desünkroniseerimisega, oligi eelmine aasta, jah, siis ma olin peaminister, aga varem ma tegelesin ka energeetikast vastutava ministri selle kõige ettevalmistamisega. Siis Kalle Kilk mulle rõõmsalt ütles, et me andsime kõigile lühikese kaabli-jupi, mis kokku maksis 8 eurot selle saatmine või toimetamine, üks ajakirjanik küsis, palju maksab selline suur auhind ja midagi sellist. Ja andsime siis üldiselt nentisime rõõmsalt mõlemad, et nad said vist esimest korda auhinna asjast, mida ei juhtunud. Ühesõnaga elektrikatkestust ei tulnud, maailm pimedusse ei langenud, suutsime Venemaast ennast lahti ühendada, eks ju, keegi aitäh ei öelnud, eks ju. Et tihtipeale see hilisem võitlus on nagu, ütleme, toob rohkem neid loorbereid, eks ju, aga jah, ütleme, et me ei pea nagu poliitikast rääkima. See oli mõte, jah. Mõned teemad siiski jõuame rahulikult läbi käia, enne kui kuulaja kukub oimetult maha. Et ütle oma elust korra, küsin su käest sihukest asja, et mäletan me satume aeg-ajalt samasse jõusaali, mis me siin ikka kuulajate eest seda nagu varjame, eks ju. Jõusaalis on hantlid ja masinad ja siis ütleme, et sina tavaliselt vääntasid ratast ja ütleme, mina tõssin hantlit ja nii edasi vastupidi. Et ma mäletan, et oli 2017 oli, siis me saime kokku oma vahel ja siis sa ütlesid, et sa käisid tervisekontrollis, eks ju. Ja ütleme, et nüüd sa nagu ajasid ennast vormi ja ütlesid, et nüüd sul tuleb ees seisab nii-öelda, ütleme, operatsioon, eks ju. Mis on, ütleme, kogu see nii-öelda tervise moment oli ikkagi üsna eluohtlik, eks ju. Samal ajal sul oli vaja, Eften oli vaja börsile viia, eks ju, kõik see kokku, eks ju. Et see on nagu, ma ütlen, et nagu inimese elus võib olla nagu tegelikult suhteliselt määravad nagu sellised katarsise momendid, eks ju, et tahad sa seda kuidagi nagu avada? Ja ega tõesti, sellest on möödas nüüd pea 10 aastat, eks, et oli väga omapärane aeg, et kui nüüd hiljem sellele tagasi mõelda, siis võiks öelda nii, et see ei mõjuta mu elu üldse või see mõjutas kõike. Mõlemad vastused on nagu õiged. Et kuidas hästi lühidalt oli see, läksin lihtsalt terviseauditisse, mõtlesin, läheks vaataks, mitte midagi tundmata, mitte midagi kuskilt ei valutanud, ei olnud mingeid vaegusi. Leiti ultrahelist mingi asi, mingi suur asi, see hiljem selgus, et ta oli 4 x 6 x 8 sentimeetrit, võt nii suur on ju maksas mingi lisamass.
ja ma nüüd korra hüppan kõrvale, et huvitav, ma sattusin ükskord kuulama, endine politseijuht Elmar Vaher rääkis oma sellest kriminaalmenetlusest. Õnneks mina pole elus kriminaalmenetlusega pidanud kokku puutuma. Ma lisan sulle Homer Simpsoni sõnumi alati sükst asjadele. Jett. Ütleb alati jett. Ja andke mulle inimene, leian paragrahvi. Aga ja seal oli, kuidas tema rääkis sellest, ütles, et see on üks lõputu ootamine kogu aeg. Et sa ootad, et ma ei tea, mingid kahtlustust ja süüdist, ma ei tea, kuidas täpselt käib, aga ta kuidagi selgitas seda. Kui seda juttu kuulasin, mulle meenus täpselt see oma see diagnoosi aeg. See on üks lõputu ootamine, et kujuta ette, sa saad teada, et sul midagi on ja see ei ole mingi nali, sest see mulle ei pidanud isegi midagi ütlema, kui ma nägin selle arsti, kes mul tegi see ultraheli seda pilku, kui ta seda ekraanile vaatas, seda näoilmet. Ma sain juba sõnadeta aru, et siin on nagu, siin on nüüd see ei olnud see, mis seal peaks olema. Siin on nüüd midagi, kas nüüd lihtsalt pahasti või väga pahasti. Ja siis ma ootasin nagu 3 nädalat. Kuni ma olin MRT-s käinud ära, et mis siis see on. Sa vaata, see on pikk aeg. Ja, muidugi. Ja sa tead, et sul midagi on, sa ei tunne seda ja siis kuidas sa oma mõtetega saad nagu hakkama. Ja oli ikkagi väga raske aeg. Siis ma sain teada, et see ei ole vähk. Öeldakse, sulle on maksas lisamass, mida inimene, minusugune meditsiin või mis sa ikka mõtled. Ega sa ei oska, mina ei oskaks ka midagi sellest aru. Tõenäoliselt läheks AI juurde või guugeldama. No nüüd sa saad minna, nüüd sa saad minna sellel ajal veel AI. No siis sa oleks guugeldanud tõenäoliselt, küllap sa guugeldasid ka, eks? Jaa, aga vaata, sa ei oska öelda, lisamass, mis asi see on. Ta on nii nagu umbmärane termin. Ja siis ma sain teada, et ta ei ole see, siis ta mingisugune öeldi mulle mingi ehinokoksi, mul oli pingelangus nii suur, et ma oleks peaaegu arstikabinet peaaegu magama jäänud, ma mäletan, sa siiamaani saab perhis on. Ja siis mõtlesin, mis iganes see muu on, kõigest saame jagu, hiljem hakkasin guugeldama, oi, paha lugu on ju. Siis lühidalt oli, ja siis sa tegeled selle kogu, vaata, sa oled uuringule, ega arstid ei spekuleeri. Nemad välistavad. Kogu meditsiin nagu nii palju, kui ma patsiendi läbi seda näinud olen, käib kõik läbi välistamised. Teeme nüüd selle uuringu, et välistada see, siis teeme selle, et välistada see. No niimoodi sa käid, aga igale uuringule sa pead minema, siis sa pead vastust ootama ja jällegi oma selle minu jaoks kogu see protsess kuni siis avastamises, kuni siis kirurgi noani oli 11 kuud. Ja teine asi, kui see lõpuks lahenes, mind Saksamaal lõigati, kuna PERH tahtis Eestis lõigata, Tartu Ülikool ütles, seda ei tohi Eestis teha, kuna pole ennem tehtud. Ja oli selline nagu kaheldav olukord, siis ma leidsin Saksamaalt selle võimaluse ja kui see lõpuks oli lahenenud ja vaata, on hea ütlus, et sul on igapäeva elus miljon muret, aga kui su mureks on tervis, see on täpselt üks mure. Siis sul ei ole miljon, see on täpselt üks mure, eks. Ma mäletan seda väga hästi, kui sa mõtlesin niimoodi, et kui ma nüüd selle ära lahendan, et siis mul on elus kõik mured lahendatud, mul ei ole mitte ühtegi probleemi, mitte midagi, et mul on kõik on nagu, see nii kirkalt meeles, eks. Ja siis sain selle ära lahendatud ja siis tekib siuke huvitav kaaluta olek, et vaimses mõttes. Et ma ei saa seda päris võrrelda, ma ei tea, millest ma praegu räägin, aga ütleme, vaata inimesed, kes tuleb missioonilt, sõjalised missioonilt, see on hoopis teine olukord, aga nad öeldakse, et on raske samastuda hiljem siis selle tavaeluga. Mul oli täpselt samasugune olukord, et mitte ma oleks missioonitu, aga sul on mingi sisevaenla, sa kogu aeg võitled, sa oled pinges, see hoiab sind nagu adrenaliini üleval, sa hoiab sind kogu aeg tegevuses, sa oled nagu sa otsid lahendust. Ja nüüd, kui sa see lahenduse leidnud, siis nagu siis tekib see, aga mis nüüd edasi või kuidas siit nüüd, et ma usun, et paljud inimesed, kes on pidanud sarnase teekonna läbi käima, eks see on jälle, kõik inimesed on erinevad, et uuel ajal on ju neid Instagrami psühholooge on kogu ilm täis, kes nagu vähem teavad, millest räägivad, aga seda rohkem räägivad, öeldakse, et tark mõtleb, loll ütleb, vist on siuke ütlus, eks. Aga kuna nõudlus on ju siuke vaimse tervise küsimuste järgi on aru saada, et ühiskonnas nii suur on ju, siis haaratakse igast õlekõras kinni, et selles suhtes hiljem oligi, mul ka oli ka vaimse tervise osas käisingi psühholoogis korras arutamas. Ja sealt, kui alati, kuidas nad toimetavad, on see, et panevad nagu su elusündmused ajajoonel, nagu ma aru saan. Siis sealt jooksis väga selgelt ja väga reljeefselt välja see elu ennem diagnoosi, elu pärast. Et ma ise nii ei tundnud enam absoluutselt, aga see oli päris huvitav nagu eksperiment on ja siis tegelikult võib öelda, et see on ikkagi väga palju mõjutanud. Aga nüüd on elu nii palju edasi läinud, saab kohe järgmine aasta 10 aastat, eks on ju elusündmused tulevad peale, et ma ei saa öelda, et täna seda mõjutaks seal, siis ma tegime mingi hetk sellest ajaleloo, on ju, ma tegelikult sõdisin sellele päris palju, sõdisin vastu, et
Toivo Tänavsuu nägi mind seal Kuressaare spaas ja mul on see operatsiooni arv on päris suur on ju, siis ta, mis see on, siis ma seal saunalaval, rääkisin talle ära, et sa pead sellest loo tegema, sa pead ja sa pead. Ja ütlesin, ei, see on liiga isiklik, ma ei taha, et mis ma ikka, et ei. Ja lõpuks ma vurdusin siis sellel hetkel, ta oli mul aasta aega rääkinud seda. Ja see oli Toivo viimane lugu ajakirjanikuna. Ennem kui ta läks arstiks õppima, et see oli siuke ülemineku lugu talle, et sa võtsid talle, okei, Toivo, teeme siis selle ära ja tagantjärgi ma üldse kahetse, et see, ma saan aru, saatis väga palju inimesi terviseauditisse. Ma nüüd seal ise, ma ei tea, mitte iga aasta, aga iga 1,5 aasta tagant ikkagi teen endale siukseid check-up'e või nii-öelda tehnilist hooldust, et autore tehakse tehnilist hooldust kogu aeg, eks, aga endale inimesed reeglina vähem, eks. Ja mulle ikkagi sellega kokkupuudeta nii palju, kuna see oli omapärane sitikas, siis kes selle diagnoosi on saanud, kindlasti läheb Google'isse ja leiab minu artikli ja ma ikka aastas mingi paar kirja saan inimestelt, kes siis on just samas olukorras ja siis ma neid nii-öelda oma kogemustest tulenevalt seal lohutan, suunan, ütlen, et ja nii-öelda, ma saan aru, ärevus on suur, teadmatus on suur, küsimusi on rohkem kui vastused ja see on ju väga loomulik, et siis ma seal nii-öelda mäletades ise seda olukorda, siis üritan nagu neid vähem nii-öelda rahustada ja suunata siis õigele poole, kuigi tavaliselt juba on õiges kohas sellel hetkel. No vot, et et selles suhtes elu väljakutseid täis, kõiki neid ise ei vali, on ju. Aga kogemus, teekond on olnud see kindlasti, jah. Aga... Kas sa tunned, et ütleme, pärast seda kaaluta olekuteks, nagu sa kirjeldad, et see tuleb ju, ütleme, väiksemas koguses tuleb ka mingite sellisete raskete etappide läbimise järele, eks ju. Kus sul on midagi korda läinud või midagi väga rappa läinud, eks ju, elus, aga see ei ole alati mõõdetav selle nii-öelda elu-surma piiri läbiäramisega, eks ju, või tajumisega, et võib minna väga nagu fataalseteks, et ja sa tunned, et sa kuidagi oled suutnud nüüd päriselt nagu eristada olulist ebaolulisest? Ma tahaks öelda jah. Alati enam ei õnnestu? Ma tahaks öelda jah, aga ma arvan, et aus vastus on ei. Seda ikkagi vaata see igapäeva elu, see tuleb sulle nagu tagasi, sa oled oma rütmi tagasi, on ju, see kogemus jääb, see mälestus jääb, aga see mälestus ka tuhmub, ega meie aju on ju nii ehitatud, et me ikkagi neid nii-öelda... halbu asju ei mäleta. Täpselt, et ikkagi pigem jääb see seikluslik poolselt meelde, kuidas mul oli küll siuke olukord ja kuidas ma sealt tunnelist välja tulin ja nii edasi. Ja seda lugu on nagu päris palju inimesed küsinud, ise rääkinud, on ju, aga ega see ikkagi lõpuks see ikkagi nagu igapäeva elu, võtab su üle. See läheb aega, aga öelda nüüd, et see nüüd muutis seda igavesti ja nüüd ma teen täna neid kõik asju teistmoodi, mida ma toona tegin. Viimses riiklus oli see lause vist, et ma ei ole täna see, kes ma olin eile ja ma ei ole homme see, kes ma olen täna või vaata. Aga inimene kogu aeg muutub. On ju. See on neid liikuvaid osa, see on elus, majanduskeskkond muutub, ise muutud, on ju. Vanusega tõenäoliselt inimesed ei lähe lahkemaks. Miks? Ma olen kuidagi niimoodi tähele pandud. Et ma ei tea, võib-olla... Vestled vanemate inimestega, neil on alati nagu veidi rohkem aega. Neil on aega kogemust jagada, vastupidi, mina olen tajunud vastupidist, et ütleme, on neid, kes ütleme, nagu elavad üksikuid, kes elavad seda välja, mis tegemata jäi, eks ju, aga tihtipeale minu kogemus küll, ütleme, vanemate inimestega on nii, et nad ikkagi võtavad eraldi selle nagu hetke, annavad sulle nagu nõu, et ma olen ise tahtnud mõelda ka, et äkki kunagi nagu oskan ma ka kellelegi nõu anda, eks ju. Pigem võib-olla nii-öelda vanem, mis peaks seda tervitama või seda defineerima on see, et pigem vaata need, kes hakkavad nii-öelda jõudma see keskja sinna tagumisse otsa, kes veel aktiivselt tööl käivad ja need hakkavad alati tõde kuulutama reeglina. Ma olen väga tihti näinud seda kõrvalt jälginud, mõni näide on ikka selline, kust üritad nagu ise õppida, et päris ise selliseks muutuks ja meil on omavahel sõpradega siuke kokkuleppega, et kui me näeme üksteisel selle juures mingid märke, et siis sa pead kohe suutma nagu ilma filtrita nagu öelda, et kuule, et see asi on siin nagu et see nüüd on natuke nagu läinud lappesse siin, et sul peab olema mingi peegelpilt, sa ise seda ei taju. Tõesti, inimesed, kes on juba pensionil on ju ja kellel ongi rohkem aega, siis toimub teistpidi avanemine ja siis on aega. Sõltub, kuidas kalender on, kui tihe, eks ju, ja selle järgi toimetad. No just, aga jah, selles suhtes selline kogemus on selja taga ja ega mis sellest õppida, ainuke asi on see, et mine arsti juurde, eks. Aga tegelikult ma näen
oma sõpruskonnas, mitte ainult minu loo. Tegelikult käiakse täna ikkagi päris palju. On sul neid tervisemajasi päris palju juurde tehtud, on neid võimalusi, tegelikult jah, see midagi maksab, aga et mis siis veel siin maailmas maksma peaks, eks. Et korra aastas või pooles aastal täisvere analüüs, ma ei tea, 1 aasta ma käisin kardioloogi juures, siis ma käin jälle oma seda kuskil MRT-s on ju, see ei võta tükki küljest, see on tegelikult ainult väike organiseerimisküsimus ja saad nii paljudele küsimustele vastuse. Sest ikkagi väga tihti leitakse ju asjad nagu nii arstidega olles nüüd palju suhelda ikkagi. Leitakse ikka seal faasis, kus nagu neid valikuid on jube vähe. Juba jääb ots kitsamaks. No ikka jääb ikkagi see toru ühe kitsamaks. No jah, kui ta hakkab mõjutama. Eks me oleme ka siukses vanuses juba, et ega tervisest peab küll rääkima. Ja, ma ütleme, et siin juba mitu aastat sõpradega viskame meiegi nalja, ütleme, et üldiselt on väga tähtis tunda head perearsti. No ei nii on, et selles mõttes naljaks, eks ju, et ega kui sa ise oled nagu mõnevõrra hoolikam, siis on šans kõrgem, nagu sa ütled, eks ju, ja ütleme ise nagu vaatad seda, mis toimub, eks. Väga lihtne on ennast ära kaotada igapäeva tegevustesse. Sest sul on, ütleme, iga päev on sul mingi probleem. Jah, aega pole. Ja mingi probleem sul alati on. Ja kui sul ei ole, see on alati tehtud strateegiliselt. Terve universum töötab selle nimel, et see probleem sinuni tuua. Ja oleme ausad, eks me oleme valinud ka veidi sellise elu, eks ju, et avalikus sektoris keegi toob mingi probleemi, kui seda ei ole, ütleb, annab selle kohe sulle üle, eks ju, sul juhina ilmselt on samamoodi. Erasektoris loob selle endale ise. Jah, tuuakse sulle järgmine probleem, öeldakse, et oli, nüüd ei ole, eks. Just. Kui sa peaksid mingi soovituse andma, ma ei küsi investeerimissoovitust, ja kinnisvara puhul, nagu me enne saadet tõdesime, et see peaks olema maamaja hinnaga, aga asuma Raekoja platsis ja maa-aluse parklaga. Ja see nähes miinimum. Ja omama sellist suurt siseaeda ka. Jah, just basseini ja kõike muud, aga see hästi soodne. Aga ütleme, et kui sa peaksid andma mingisuguse soovituse, ütleme tulenevalt ka nagu veidi sa tervisesoovitust juba andsid ja spordisoovitust ka, ütleme, nooremale inimesele, kes siin pärasti ülikooli just lõpetab, eks ju, läheb esimest karjääri tegema, sest ma ise usun tüüpi, et ma ei tea, meil on umbes võib-olla 2 karjääri teha, eks ju, meie põlvkond elab nagu nii palju, eks ju. Teine kallas paistab. Jah, eks, aga ma arvan, et nooremal põlvkonnal on juba 3 karjääri teha, eks nad tõesti elavad kauem, see on nende nii-öelda nagu pluss ja miinus ka, nad peavad pikemalt nagu aktiivsed olema, eks. Et mis soovitusi see annaks tegelikult ja ma mõtlen mitte nii, et olge tervemad, sööge ainult porgandit, eks ju, vaid mis on nagu tarkasi teha ja mida mitte, eks? Tegelikult see on, kopeerin siin vastust Kaur Kender, kes rääkis seda vist kunagi Rai Lõmbusega, et oli vist, või ise juures ei olnud, aga inimesed, kes juures olid, oli küsinud, et Kaur Kender küsinud Rai Lõmbus, kuidas rikkaks inimeseks saada. Väga lihtne, ma suhtlen rikaste inimestega. Ja tegelikult, kui sa tahad, ma käin tihti kooli, kui kutsutakse, ma ise ennast peale kuhugi paku, aga päris palju kutsutakse iga seminaride, kus ma olen nagu muutunud valivaks vanusega, kus ma käin, aga kui kooli kutsutakse, siis ma käin alati hea meelega. Et see on alati selline kuidagi südamelähedane olnud. Siis ma olen teile noorte alati öelnud, et kui sul on mingi eluala, mis sulle meeldib, siis katsud seal tööle saada selle eluala top ettevõttesse. Kui sa päris esimest saad, siis äkki teise saad, eks. Liine lihtsalt sinna ükskõik, mis sa teed, tõsta kas või seda sama klaasi laua peal, pühi tolmu, nüüd ma natuke utreerin, aga hakka ükskõik kui madalalt peale, hinga seda õhku, kuuled, mida räägitakse. Üks asi see on su tööülesanded, aga teine on see töökeskkond, kuidas seda tehakse, mis seal ümber võib. Et saa sinna kuidagi tööle, ükskõik kuidas, aga saa sinna kuidagi tööle ja sealt hakka seda asja üles ehitama. Et tegelikult see on kõik võimalik, see ainult funktsioon tahtest, eks. Et see on minu nagu peamine soovitus olnud alati, et mingid sirgeid, lihtsaid teid eduni kahjuks ei ole, vähemalt mina ei ole neid näinud. Ja kogu aeg tuleb pingutada, nagu mu selle kohta üks sõber Iroolis ütleb, see, kui sa kogu aeg pingutad, ei tähenda, et sa kuhugi jõuad, eks. Et ärme päris nii. Aga siiski ma... Viljake kogu lootus. Andke alla. Aga tegelikult mina võin öelda ja vaadates oma sõpruskonna, kui sa ikka väga pingutad, sa ikka jõuad küll. Kas nüüd päris sinna, mida sa alguses mõtlesid, aga et ettevõtluse kohta ka mulle ka alati meeldinud on see, et kuidas Warren Buffett ütles, et kui teil on IQ üle 120 vist oli see, ütles, et müü ülejääk ära, sul ei ole seda ettevõtluses vaja. Ma olen seda väga nõus, et mida intelligentsed inimesed on, seda rohkem nad hakkavad kahtlema. Aga tegelikult ettevõtlus on selline huvitav valdkond, kus alati teotahe trumpab üle intelligentsuse. Väga huvitav. Hakka lihtsalt mingit teed minema.
pane üks jalg teise ette, nagu öeldakse, et 1000-kilomeetrine teekond saab alguse esimesest sammust, see vastab tõele kusjuures. See vastab tõele. Äris samamoodi, et lihtsalt hakka minema. Jah, sul on igasugu probleeme ja näiteks ka Jalgpalliliidu president Aivar Pohlakul mul just väga ilus lause, mis ta ütleb, et targana ei asuta teele ja sinisilmsena jõute kohale, eks. Et sa tegelikult pead asuma sinisilmsena teele ja jõudma targana kohale läbi kõikide selle orgude ja mägede ja takistuste ja jõgede, mis sulle sinna tee peale pannakse. Et tegelikult see teotahe just isegi, kui sa ei tea, kuhu see sind täpselt välja viib. Mäletan ise ennast noores peas, mul oli selline tohutu tahe midagi väga-väga teha. Teadmata mida, ma lihtsalt tahtsin saada tegijaks. Kõlab nagu banaalselt ja natuke nagu imelikult, eks, aga kui ma olin väike mees, üks heli mul oli linna sees, eks, ja siis hakkad kuhugi suunas minema, et see, et ma jõudsin siia kinnisvarasse sinna, kus ma täna olen, see ei olnud plaan A. Mul polnudki plaani, mul polnud A-d, B-d ega C-d, eks. Hakka pusima, hakka minema ja tegelikult sa leiad uusi väljundeid, uusi mõtteid, uusi asju, uusi inimesi, uusi tutvusi, mida iganes, et täna on meil ikkagi võimaluste maa, et siin Eestis öeldakse, et väliskapital lahkub ja kõik ütlevad, et jube raske, see on nagu ideaalne, sõbrad, see on ideaalne võimalus. Minge oske oma välisomaniku käes, kes on vana väsinud ja ma ei tea, koduturul mure, minge oske see ettevõtte ära, võtke üle, tehke, me ossime siin ära Kristiine keskuse, kõik ütlesid, et oi, sõjahirm, ei ole mingit sõjahirmu seal oli lihtsalt Citicon oli, endine omanik oli lihtsalt börsiettevõtte ennast nii nurka värbinud, finantsmaailmas on ju, tal oli vaja müüa, või nüüd Coop Panga nõukogu liige õnnitlesin just siin kolleege, et ostsid Prisma või Prisma tegi. Suurepärane, et tegelikult sul on võimalused kõik täna olemas, mine ainult tee. Siuke pessimistlik maailmavaade. No see ei ole üldse pessimistlik. Ütleme nii, et kui hakkad tegema, siis tavaliselt midagi juhtub. Ja kui midagi juhtub, siis sa kas saad kogemuse või saad edasi, eks ju, üldiselt see tihti peale nii on. Aga pigem sa saad edasi, et jah, ega need tihti lüüakse uksi kinni ja nii edasi on igasugu kõike juhtub, aga füüsika, mulle näiteks füüsikakoolis väga meeldis, eks ju, on ikkagi veidi tuleb ka katsetada, et vahel teada saada, kuidas läheb. Just, et aga mis pigem ongi see, mis ka hakkad meid nagu nii-öelda Eftenist täna takistavad, kui sa liiga palju kogenud on ja siis sa hakkad igal pool nägema riske. Kui sa oled noor inimene, sul pole kodulaenu, ma ei tea, elad isa ema juures, on ainult võimalused. What could possibly go wrong, kui Eesti öelda. Mis siis see kõige hullem stsenaarium on, kui sa seda proovid? Ei tuld välja, proovid siis järgmist asja, et selles suhtes kõige hullem on istuda tegevusetult ja rääkida teistes, kes midagi teevad halvasti. See on nagu kõige destruktiivsem viis üleüldse. See on väga hea nagu nii-öelda moto. Tervitused kõigile, kes mõtlevad, kuidas suhtuda asjadesse. Aga ma küsin sult sellise küsimuse, et saatuse tahtel on nii juhtunud, olen mina peaminister ja ma tunnistan ausalt, et mina jõudsin sinna samamoodi nagu sina kinnisvarasse, eks ju, et mul ei ole kunagi olnud vähimatki kavatsust olla avalikus sektoris. Juhuse tõttu ma olen sinna sattunud ja ütleme, et ma ei kaota lootust sealt väljud. Ütleme, et fair enough, eks. Et nii see on, eks ju. Et kui sina oleks minu asemel peaminister, mis see oleks, mida sa tahaksid riigist teisiti teha, mida sa tahaksid ära muuta? Väga jah, see 3 soovi on ju. Tänas Eestis, ütleme, teate, nüüd ma pean võtma veel ühe mütsi, eelarve nõukogu liikme mütsi. Mina kindlasti teeks positiivset lisaeelarvet, ma teeks negatiivse lisaeelarve. Kuidas sa selles, ütleme selles suhtes, et tegelikult mul oli nagu silmi avav jälle üritus oli, eelarve nõukogus me kutsusime Soome ja Rootsi kolleegid Eestisse, et rääkige oma kogemustest. Tegelikult seda oli, ma polnud seda Soome, loed uudiseid küll ja näed mingit fragmente, aga sa mingi hetk kaotad selle suure pildi ära. Ja siis see Soome riigikontrolli esindaja, kes meil käis, näitas ikkagi Soomes toimunut, et oli selgelt näha riigieelarves, kuidas Nokia tuli. 2007 tuli siis iPhone, eks, ja kuidas siis Nokia läks. See oli nagu selgelt riigieelarve eest näha. Siis veel üle ookeani tuli ju nendele ja meile kõigile kogu maailmale 2008 on ju Lehman Brothers, eks, kogu oma siis nii-öelda 2 suurt tagasilööki. Ja kui sa vaatad peale seda, mis on nagu Soome majanduses nagu toimunud, on see, et viimase 15 aasta selline reaalmajanduskasv on olnud keskmiselt aastas 0,5%. Tegelikult ainult külgsuunas minek,
riigieelarve võlg on pannud niimoodi, ainuke asi, mis on kasvanud, sotsiaalkulud, noh, me teame kõik põhjused ja siis on viimased, eriti hea slaid oli, mis mulle seal meeldis, oli see, et tal oli viimase siis 4, Soomes on Eduskunta parlament vist on ju, et see on parlamendi siis nii-öelda koalitsioonilepingutest välja võetud nopped, et mida me teeme riigieelarve tasakaalus hoidmiseks või tähendab kõik õiged sõnad, mitte ühtegi tegu, eks. Okay. Ja see on see asi, mida me Eestis peame vennas rahva pealt kindlasti õppima. Me oleme täna seal, kus nemad olid 2008. Ja tegelikult tänu sellele heale minevikul on meil täna väga nii-öelda võimalik teha väga palju seda nii-öelda seda olukorda võib-olla eirata, eks, aga soomlased on nüüd täna jõudnud sinna olukorda, kus nüüd need asjad, mida teevad, on ikka väga-väga rasked. Et ma selles suhtes, Kristjan, et ma üldse ei kadesta ei sind ega sinu kolleege neid valikuid, mida te peate tegema. Aga see väljavaade, aasta ajast valimised, et ma loodan, et te tulete sealt nende lahendustega välja, et kuidagi seda riigieelarve defitsiiti ikka paremaks saada. No võt seda ma pidin ütlema. See on väga soovitus. Lõpetus, trenni lähed? Täna mitte, see nädal sa oleks võinud ju kuulajate huvides luisata, et sa lähed selleks. Vaata, üks veel, kui me nüüd spordist alustame, lõpetame ka, siis vaata see golfi suur jama on see, et sa lööd seda palli ühelt poolt, on ju. Ja Tiger Woodsil on ju selga 4 korda lõigatud, et selleks, kui sa ei taha, et su selga lõigataks, siis sa pead käima jõusaalis. Jube tüütu, aga peab. Lähed jõusaali? Lähen, jah. Ma tahan see nädal minna 2 korda väljakule, et ühesõnaga ma eelmine suvi kahjuks sain seljale siukse paugu, et ma olin niimoodi 2 päeva päris pikali ja siis 2 nädalat lonkasin, et ei ole kindlasti ma mingi raudmees, et kui sa seda palli lüüa tahad, siis sa pead käima ja kehahooldusega tegelema, nii et lähen siis jõusaali nimetatud kehahooldusesse. Võin sind lohutada, ütleme, et minu tennise-tehnikaga on sama lugu, et ütleme, kuna tennist mängid ka 1 keha poolega rohkem, et siis mina käin ka täpselt samamoodi jõusaalis just selle sama põhjusega, et hoida keha nagu tasakaalus. Muud varianti ei ole, sest alternatiiv oleks väga hea tehnika. Ja nagu me siin saate käigus oleme seda tuvastanud, eks ju, seda me saame telekast vaadata. Ja golfi vaata tennis on veel see, et selle pallipidaga vaata golfis sa oled selle kaikal maha käima, nagu nimetame muttide tapmiseks. Et ja siis kui see kaigas sinna maava liigub, siis see pauk ikka sulle sinna keresse kuidagi ikka sisse läheb. Sa ei ole lõpuni läbi. Eksid ja issand jumal, sa eksid rohkem, kui sul välja tuleb. Et ühesõnaga tuleb teha, nii et jõusaali, hea, tuleb minna. Selge, ühesõnaga trenni, lisaeelarve soovituse saime. Ja kõik muud elulised mõtted ka. Ja pusige edasi lihtsalt, et minge kas või valesti, aga edasi. Just. No nii. Siuke lugu. Kallid vaatajad, kuulajad, aega pole. Hakake pusima. Tõini, jah. Aitäh. Aitäh, jah.